Tere, siin Tauno. Selles videos vaatame kahekordset tsüklit. Olgu meil siis selline kahemõõtmeline järjend, kus on linnatemperatuurid nädalate kaupa. Hetkel on siin siis 2 nädala keskmine õhutemperatuur. Et siin on siis esimese nädala päevad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja siin on siis teise nädala päevade keskmine õhutemperatuur. Esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede, laupäev, pühapäev. Nagu näeme, siis kõik nende alamjärjendite elemendid on siin siis täisarvud. Ja kuna mõlemas alamjärjendis on sama arv elemente, võib ka öelda, et tegemist on maatriksiga. Tuletame siis meelde, kuidas väljastada ekraanile kõik alamjärjendid. Selleks saame kasutada for tsüklit. For rida in temperatuurid, print rida. Ja näeme nii, et eraldi ridadel siis väljastatakse ekraanile selle järjend elemendid, ehk siis esimene alamjärjend ja teine. Vaatamata siis nendele komadele ja kandilistele sulgudele üldiselt täitsime oma eesmärgi. Kuidas aga kuvada ekraanile kõik temperatuurid üksteise all, ehk siis kõik need elemendid ridade kaupa, selliselt, et me näeksime järjest temperatuure päevade kaupa. Selleks tuleb meil alustada samamoodi, aga nüüd tuleks meil iga rida omakorda for tsükliga läbi vaadata ja kõik rea elemendid selle tsükliga ekraanile väljastada. Selleks teeme siis nii, et paneme siia ka for elemendid reas in rida ja siia siis paneme hoopiski print l ehk siis vaatame rida kaupa ja iga rida omakorda vaatame siis elemendi kaupa, vaatame. Ja näeme tõesti, et kõik need temperatuurid on järjest rida kaupa ekraanile väljastatud. Sellist tsüklit tsükli sees nimetataksegi kahekordseks tsükliks. Kui tahate täpsemalt teada, kuidas see toimib, siis selleks on siin selline võimalus nagu vajutada debug current script ja võite vajutada siis seda step into või F7. Nii et ma vajutan F7. Näeme, et tehakse 7 elemendiga järjend. Tehakse teine 7 elemendiga järjend. Need 2 järjendit pannakse siis ühte suurde kokku. Vaatame korraga sellist asja view variables. Siis näeme siin, et on loodud siis selline järjend nagu temperatuurid. Vajutan klahvi F7 edasi. Nüüd on näha, et võtab selle järjendi ja hakkab seda rida haaval vaatama. Nii et rida on meil alguses see esimene alamjärjend. Ja L on siis esimese alamjärjendi esimene element. Väljastakse ekraanile. Seejärel teine, 0, 3, 4, 2, -1 ja 0. Ja nüüd minnakse siin algusesse ja võetakse see teine alamjärjend. Ja selliselt käiakse siis kõik elemendid läbi ja väljastatakse üksteise alla ekraanile. Tuletame meelde, mis meid algselt huvitas. Meid huvitas see, et näha neid temperatuure ikkagi nädalate kaupa. Kuidas me saaksime aga siis need nädalate kaupa selliselt kuvada, et ühe nädala temperatuurid oleks ühel real ja teise nädala omad teisel real, aga et ei oleks siis selliseid üleliigseid kandilisi sulge siin. Üks nipp on selline, et kuna print-käsklus teeb automaatselt reavahetuse, siis peaksime ilmselt selle reavahetuse asemele panema näiteks tühiku, et need elemendid on eraldatud tühikuga. Seda saab teha nii, et paned siia koma, end, võrdub ja millega siis lõpp võrdub, on siis tühik. Ehk siis reavahetuse asemele pannakse tühik. Vaatame, mis nüüd juhtub. Nüüd on näha, et kõik need elemendid pannakse üksteisele otsa, küll aga nüüd me ei erista siis 2 seda nädalat. See on juba päris hea. Nüüd tuleks lisada veel siis nende nädala temperatuuride vahele üks reavahetus. Kus see siin toimub? Eks ikka pärast seda, kui on üks rida ekraanile väljastatud, siis paneme siia lihtsalt ühe print käsu. Proovime. Ja tõesti, väljastatakse ekraanile siis esimese järjendi elemendid ja seejärel teise järjendi elemendid. Selline on siis sissejuhatus kahekordsesse tsüklisse. Vaatame siis ühte teist võimalust veel. Et tuleta meelde, et järjendid saab läbida ka kasutades for tsüklit ja indekseid.
et mis on siis indeksitega läbimise eelis? Minul isiklikult isegi meeldib rohkem indeksitega läbida, sest et ma tean igal ajahetkel mitmenda elemendiga on parasjagu tegu. Selleks siis teeme siia for i in range sellise i-ga tsükli ja i saab siis väärtuse 0-st kuni 2-ni, ehk siis sellisel juhul temperatuurid pikkuseni, ehk siis i on alguses 0, siis on 1 ja kui ta on 2, siis lõpeb ära. Ja väljastame siis selliselt kõik temperatuurid ekraanile. Print temperatuurid ja paneme siia siis kohal i. Ma kommenteerin selle esimese osa välja ja vaatame, mis siis ekraanile väljastatakse. Et samamoodi ta võtab siis kõigepealt selle temperatuuride nullind elemendi, mis on see, siis esimese elemendi, mis on see. Pole ju väga hull. Minu meelest isegi palju loogilisem, et i on 0-st viimase elemendina ja kõik väljastatakse siis ekraanile. Nüüd, kuidas sellisel juhul kõik elemendid ühes reas ekraanile väljastada? Eks selleks tuleb siis võtta teine indeksi tähis, millega hakkame siis neid elemente, võib ka öelda veerge tähistama. Ja võtame selleks siis joti. Ja me teeme sisse ka siia teise tsükli for jot in range. Nüüd mis ulatuses siis see range on? Eks ikka sama selle rea pikkus ulatuses. Nii et paneme siia len ja siis selle ühe rea. Ja mis me siin siis ekraanile väljastame? No, põhimõtteliselt tuleb siis samamoodi teha, et siin siis tuleks ekraanile väljastada temperatuurid kohal i ja nüüd kuna see on samamoodi 0-st, näiteks selle esimese puhul 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0-st 7-ni, 7 välja arvatud, siis tuleks siia siis panna ka see jott, mitmes element ekraanile väljastatakse. Vaatame, kas see näide töötab. Tõesti, väljastatakse need üksteise alla. No ega siin muud polegi, kui lisame siis siia ka selle endi ja reavahetuse. Tuleb vaadata, et see õigesse kohta saaks siia. Pärast seda for tsüklit. Nii et saab ka selliselt indeksite kaupa ekraanile väljastada. Ja vaatame ka seda siis elementaaval. Kerin siit edasi. Ja nüüd vaadatakse siis i on ühest temperatuuride pikkuseni. Siin on jott, tähendab 0-st temperatuuride pikkuseni, siin on jott 0-st 7-ni. Nii et nüüd vaadatakse siis seda. Meil on siis see järjend. I on meil alguses 0. Noh, 0-s element on see esimene alamerend. Jott on meil 0. Ehk siis sealt esimene element on 2. Nii, samamoodi võetakse siis see järjend, sellelt siis 0, kuna i on veel 0. Jott on nüüd 1. Ja võetakse siis teine element, mis on 0. Ja nii edasi. Ja vaatame seni, kuni see i muutub siis 1. Nüüd tuleb ekraanile väljastamine, tuleb see reavahetus. Ja nüüd hakatakse siis vaatama, kui i on 1, hakatakse seda teist järjendit vaatama. Pikkus on tal endiselt 7, 0-st 7-ni. Ja i on nüüd 1, see on siis teine alamerend. Ja sellest võetakse siis kõigepealt esimene element. Seejärel teine element. Ja niimoodi see järjest siis võetaksegi. Ja nüüd kolmas element.
ja siin kõrval saate ka siis jälgida jooksvalt neid I ja J väärt. Viimase asjana tuletame natukene meelde ka funktsioone. Nimelt, kui me tahame näiteks teha funktsiooni, mis saab ette temperatuuride kahemõõtmelise järendi ja väljastab ekraanile kõik temperatuurid, mis on siis alla nulli, siis tuleb luua siia programmi algusesse selline funktsioon. Ehk siis loome funktsiooni defiga ja kõik, mis on alla nulli, ma nimetan seda negtemp, ehk siis negatiivsed temperatuurid. Ja see funktsioon saab siis ette temperatuuride järendi, ma nimetan seda tempid. Ja nüüd ta võiks siis need selle järendi elementkaupa läbi käia. For rida in tempid. Siis iga rea element haaval. For L in rida. Ja väljastame ekraanile siis alguses lihtsalt L. Nii et see on siis selline funktsiooni loomine, mis väljastab midagi ekraanile. Ma kommenteerin selle välja. Ja kuidas siis seda funktsiooni nüüd rakendada? Üks võimalus on programm panna käima ja siin all proovida. Mina lihtsalt panen siin all negtemp ja panen siis, annan talle ette siis temperatuurid. Nii, selliselt ta väljastab ekraanile siis kõik elemendid. Kuidas siis väljastada ekraanile ainult negatiivsed temperatuurid? No ilmselt tuleb siis siin mingi if lause teha. If L on väiksem kui 0. Noh, proovime selliselt. Tõesti, -1 ja -2. No proovime, kui ma panen siia näiteks -5. Siis tuleb see ka siia. Selle funktsiooniga on nüüd üks mure. Nimelt see ei tagastanud midagi. See väljastas ekraanile. Mingit return käsku siin lõpus ei ole. Tavaliselt ikkagi tehakse funktsioonid sellised, et need tagastaks kasutajale midagi. Noh, näiteks, et ta tagastaks siis kõige madalama temperatuuri. Nii, kõige madalam temperatuur on siis üks arv. Selleks peaks tagastama ühe arvu, aga proovime seda. Teeme siis siin ka sellise funktsiooni, ma kopeerin selle sama siia, nagu miinimumtemperatuur. Kõik muu on sama, hakkame rida haaval vaatama neid, siis element haaval vaatama, aga siin me peame siis mõtlema, mis edasi teha. Esiteks, selleks, et miinimumtemperatuuri kätte saada, tuleks meil teha eraldi muuta miinimum. Ja mis selle algväärtus võiks olla? No näiteks võiks panna -1000. Aga kuna meil oli ükski temperatuur väiksem kui -1000, siis kui ta tagastaks -1000, oleks nagu absurdne. Me võime panna 0. Et näiteks kui meil on -1, siis see on väiksem kui 0. Aga mis siis teha, kui ei ole temperatuuri, mis on 0 või 0-st väiksem? Ilmselt siis tekiks väike mure. Me võime panna temperatuuriks ka 1000, aga see tundub selline natuke suvaline arv, selline suvaline suur arv. Üks hea nipp on panna alguses siis see miinimum võrduma esimese liikmega temp ID kohal 0, kohal 0. Nii et selle järendi alamjärendi esimese liikmega. Ja selliselt saame hakata siis võrdlema, kas mõni muu element on sellest väiksem. Ehk siis siia saamegi siis panna, kui see element on väiksem kui miinimum. Siis anname miinimumile uue väärtuse, miinimum võrdub L. Kõige lõpus peaks siis funktsioon tagastama selle miinimumtemperatuuri. Return käsub, return miinimum. Vaadake, et see siis tuleks siia ühe taandega. Katsetame siis ka seda. Nii et ma kustutan siit selle ära ja kuna see siis tagastab ühe arvu, selle arvu võiksime ekraanile väljastada. Min temp. Anname ette siis ühe järjendi. Meil on siis selleks temperatuurid.
ja see siis peaks tagastama ja ekraanile väljastama kõige väiksem temperatuuri siin. -2, nii et praegu on tõesti -2 kõige väiksem, proovime jälle -5. ja tõesti, ekraanile väljastatakse -5. Nüüd saate selle funktsiooni põhjal hakata nuputama ka ülesandeid, kus tuleb luua funktsioon, mis saab argumendiks järendi ja siis tagastab midagi return käsuga. Head nuputamist!